Jõu. Me peaksime olema rõõmsamad, vaata, YouTuberid tegelikult. Tule vaata. Kas me teeme ainult vanu autosid või? Ei tee, me teeme igast autosid, mida vaja on. Ma arvan ka. Uusi ka. Uusi nagu see. Vaata siia. See on Fiat 500 Apart 595. Mingi kõige spordim variant, mida sellest autost saab. Kõige ägedam. Ja... Mulle meeldib see auto täiega. Ei, tuus pill on jah. Mulle see käigu hästi ei meeldi. Muidu on lahe. Ja. Siin me panime selle. Tuunisime ära, vaata. See on täiesti tuunitud mootor. Selle panime. Wow. Ja siis on kõik. Rohkem me seal ei teinud midagi. Aga äkki teeme? Äkki teeme, jaa. Mingi aja pärast. Ja. Põhiliselt hetkel tegime välimust, et me tegelikult teeme seda ka. Teeme veel edasi ka seda. Aga räägi, mis sa tegid? Tegime siia, paigaldasime mõned karbonjupid. Värvisime mõned detailid kliendi soovide järgi punaseks. Tagapool tegime rohkem. Ees ei paista nii välja. Siin on üks karbon detail. Selle tegime punaseks. Kapoti alla panime selle korgi, nagu ma näitasin. Selle tegime punaseks. Selle tegime punaseks. Tagapidurid tegime punaseks. Esimesi hetkel ei teinud, sest esimesed tulevad suuremad. Big Break Kit tuleb. Need juba on punased. Ja need juba on punased, jah. Tagaluuk oli ennem juba antitiivaga, aga omanik tahtis natuke rohkem antitiiba. Eemaldasime vana tiiva ja paigaldasime uue, aga kuna siin juba oli tiip, siis pidi keevitama. Vanad augud tuli kinni keevitada ja uuesti värvida luuk ja uue tiiva kinnitused kõik valmistada. Ehk kes plaanib kunagi omale sellel autol, millel on tiib, panna teist tiiba. Ja, siis lihtsam on võtta luuk, kus ei ole üldse tiiba. Sest see originaaltiib on sinna ikka väga korralikult kinni liimitud. Et seda elu sealt on väga raske kätte saada. See on auto osa. Et siis tegime taga ka selle ilusa punase triibu siia taha. Ja siin on custom touch. Siin on muidu 500 embleem luugi käepideme sees. Et kaotasime ka selle ära ja värvisime siis käepideme originaalilaadseks kroomvärvi liistuks uuesti. Ja summuti otsad panime ka koos summuti tagumise poolega. Akrapovitš. Nüüd on tuuning. Siin saab name droppida ka veel, ma ei tea. Kui kellelgi ütleb midagi, siis see tiib on Koshi. Koshi juppe on siin veel. Ja, kõik karbon on Koshi. Ja mitte ainult niisama karbon lukk, vaid on tegelikult päriselt. Ja, mõnus tükk on nagu. Mõnus tükk, lightweight ja päris karbon. Saa kohe näidata, vaata, siin on veel see paigaldusprotsess on pooleli. Poole parem. Et salongi paigaldasime ka erinevaid karbon detaile. Hetkeseisuga tundub, et enam-vähem kõik, mida poest sai. Vaata, peegel on ka ja lae valgusti ümbris. Olin. Ja muidugi ei saa mainimata jätta neid. No, siin karbonit on. Ja ukse lävepakud muidugi ka. Nüüd on eriti lightweight või? Ja nüüd läks ikka mega kergeks. Ja. Aga näeb äge välja. Absoluutselt. Need, kes tahab, kes aga... Igasugust tuuningut saab teha. Ja mitte ainult vanu autosid, vaid ka moodsamad autosid. Absoluutselt. See auto 5000 kilomeetrit sõitnud. Jah. Juba oli aeg tuunida. Jah, kohe oli vaja hakata. Aga näitame veel pärast veel korra võib-olla. Ja näitame siis, kui on mingid pidurid ja asjad ja mingid asju veel toimub. Mõtteid on. Ja see klient astus uksest sisse, siis ta inspireerus. Ja ta võib-olla tahab midagi muud. Aga vaatame. Seda näeme siis, mis saab. Davai. Aga see ei ole vahet, mis häält enne tegi. Tähtis on see, mis häält ta nüüd teeb. Oled valmis või? Jaa.
eu passei lendo o jornal, 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV, 26 anos de vida normal, 5 eu passei lendo o jornal, 26 anos querendo você. tere, Kaido. no tere, Hendrik. Kuule, sul on mootor nüüd sees ju. On mootor sees. Uskumatu. Paigaldan kütusevoolikuid. Siis uuendan natukene lihtsalt. Panen need kergemad voolikud. Talvega läks väsisid ära lihtsalt. Ja. Plaan oli niikuinii need panna. Lõppkokkuvõttes. Aga ma ei tea, mis sa teinud oled? Tegime uue mootori. Oleme palju teinud. Uku tegi natuke machiningut erinevate asjadega, vändaliiniga, väntvelliga. Kontrollisime plokikaane üle, et kuidas ta üle on elanud eelmise hooaja. Ja ladusime siis uutest juppidest uue mootori kokku. Nüüd on siis 2,5 liitrine, uus väntvell sai sisse. Kolvid kepsud niikuinii, et mingid väiksed modifikatsioone veel, et tegime karterit natuke ringi ja lisasime kirdleplaadi, mis on siis nii-öelda mootoribloki tugevdusplaat ja mingeid väikseid asju oli veel. Mingid suvalisemaid modifikatsioone on veel olnud nii-öelda. Ja panime kokku ja panime käima siin paar päeva tagasi. Et nüüd ongi veel mõned väiksed asjad. Ja natuke pidurid õhutada ja ühesõnaga natuke mingid sättida, mingeid asju ja siis varsti äkki saaks päriselt pikemale tiirule minna, kui ainult siin platsi peal. Et see on tehtud. Aga mis eelmise mootoriga juhtus või mis? Eelmise mootoriga otseselt ei juhtunud midagi, ainuke asi oligi see, too ratas hakkas elama suurel pöördel ja rikkus natuke ventvelli pinna ära. Et tegelikult tuleks seal see ots üle treida ja oleks see alumine ots ka kasutatav. Too ja lõpus see natukene pööretustatud, et... Jah, no, oluliselt ikkagi tegelikult nagu. Aga ühesõnaga jah, no tegelikult ühesõnaga oli mingisugune kaanetihendi leke ka, aga see oligi selline, et see nagu olukorras lekkis, muidu ei lekkinud vaata, et mingisuguse veerandmiili tõmbajal mingisugune elu käis ja pärast oli näha ka, et sealt oli midagi läbi käinud, aga kõik silindrid olid alles ja tegelikult kõik töötas, et ühesõnaga seal siis nii-öelda maks tõmbe ja maks HP olukorras tundub, et oleme seal tihendi piiri peal juba. Nüüd see tihendi pinda ka timitada? Tegime sinna ka mingeid modifikatsioone, et eks vaatame, mis saab. Kõike me teile ei räägi. Kas seda jaotusvedeliku rõhust oli ka midagi näha või? Ei, jah, ikka, aga see ongi see, et ta sel hetkel minu arust ei käinud nii kosmoses või ühesõnaga ta hoiatas meid, aga see oligi see, et meil on ikkagi katki ka läinud ja siis me oleme näinud, kuhu see jaotusvedeliku rõhk läheb, et sel hetkel minu arust ta tegi ainult warningut äkki, täpselt ei mäleta ka, selle aasta aega möödas peaaegu ja et peale seda tõmmet, kui ta nagu mingi olulisema liigutuse tegi nii-öelda natuke jahutusvedeliku välja lükkas, siis peale seda tõmmet me tegime tegelikult 5 tõmmet veel ja tegelikult auto töötas ja ma sõitsin ta ka veel pärast kuu aega niisama ringi. Aga pärast lahti võttes oli tihendi veel jälge? Jah, ploki peal oli näha, et tahmane jälg, kust on läbi läinud ja tegelikult oli kõigist silindritest läinud. Et noh, me tegelikult ei tea ühesõnaga, mis seal päriselt toimub või ongi, kas juba ongi, mingid asjad hakkavad nii palju liikuma, et noh, plokikaane tihendamine on probleem aegade algusest saadik turboautodel, et... Ma mõtlen, konksu panid ka külge? Panin konksu ka külge, jah, tahaks asju vedada hullult nagu. Et tahaks ikkagi kohale sõita, asjad on kaasas kõik. Teise autoga kaasa võtta? Teise autoga kaasa võtta, kui on vaja. Et saaks asju vedada, nüüd on vaja rohkem asju vedada, kuna mingid torud ja värgid ja sõnaga. Turvakaare vahel enam ei pane midagi. Slikid võiks kuhugi ka ära mahtuda. Kütusekanistrid ja mõni tööriist võib-olla ja kitsaks läheb siukse väikse autoga. Hendrikul universaaliga oleks palju lihtsam seda teha.
natuke on veel teha, no aga nice. aga töötab. 2,5 liitrine B230. Kas ta on nüüd B250 või? Vist küll jah, ei tegelikult ma ei tea, mis nende paadimootorite tähis on, tegelikult ei ole, ta on ikkagi B230 mingi asi. Aga okei, jah, siin on tuuni event veel, siin päris paadi oma otseselt ei ole, et aga no mõte on sama. No very good. No olgu. Näeme, mis ta teeb. No vaatame, äkki teeb midagi. Varsti hakkab tuunima ka äkki. No äkki hakkab jah, natuke läheb veel aega. Mis mootor see on? Kes on Instagrami vaadanud, siis see teab. See on, ma ei teagi, mis see kood on, S844. Arli, mis kood on? Ühesõnaga. Spetsialistid tegutsevad ühesõnaga. Bensiinimootor ikka. Bensiinimootor ja V8. Selles mõttes haruldane. Või noh, mis seda haruldane, tegelikult seda ikkagi liigub, aga ütleme nii, et seda väga ei tehta. Tänaval liigub palju? Jah, tänaval liigub nüüd palju. Neid liigub siis džiipide peal ja luksus sedaanide peal. Ja see on siis Yamaha Volvo V8. Ta on tegelikult kõikide autode peal risti. Et selles mõttes ta ei ole toorikus kõige lihtsam valik. Aga kindlasti ka mitte kõige hullem. Et nüüd, kus me oleme teinud siia nüüd käigukasti otsa, et BMW käigukast on istutatud siis selle originaalkoja külge, automaatkasti koja külge ja hoorata ja siduri komplekt võiks praegu olla enam-vähem toimiv. Ja nüüd... Nende valmistamiseks oli ka vaja natuke rohkem machiningut kui tavaliselt. Ja. Seal ei olnud juhtlaagri kohta ja juhtlaagrit ja... Et on automaadi küljest, siis neil ei ole sellist asja seal. Ja ühesõnaga päris hästi ei sobinud ka tegelikult kõik kokku, sellepärast, et see... Hooratas ei olnud üldse selle auto oma, jah? Just, hooratas oli teise oma, seal tuli... Ühesõnaga, seal on väga palju customit, et see asi nagu toimima saaks. Kuna ei ole poplahendus, siis ei ole ka poest ei saa asju osta sellele. Aga nüüd see osa on tehtud. Nüüd järgmine osa on see, et paneks selle mootori vahele ka. Aga see ei ole eriti lihtne, sellepärast, et siin on see mootor tegelikult teistpidi, mis tähendab seda, et ta kinnitub üldiselt otstest ja üldse teistest kohtadest kui pikimootorid. Ja ehk et tuleb siia tekitada koht, kuhu saaks seda mootori kinnitust. Just. Et teeme need ja teine asi karter. Karterid on ka hoopis teistsuguse disainiga. Et siia tuleb samamoodi, nüüd teeme ise, lõikame õige kujuga siis flansi välja ja teeme täiesti custom karteri ja tuleb siia siis teha õlivõtu ja õlifiltri ja pumba, ühesõnaga kogu see osakond tuleb teha niimoodi, et ta hakkaks meil siin toimima. Et pump on siin ventvõlli peal ehk et siin otsa kaane taga ja siis tuleb väline õlifilter ja vaatame, kas ka tuleb õlijahuti. Originaalistel on see soojusvaheti. jah. Ja nii ongi. Tundub huvitav. See on huvitav, see pikimootori või ristimootori piki panemine on selline põnev challenge. Lisaks sellele on tal veel starter ka huvitava koha peal. Starter on ebameeldiva koha peal. Starter on tegelikult, kui me nüüd vaatame, siis nagu salongi poolt siis mootorid, siis ta on niimoodi, et ta on täpselt seal üleval. Et vaatame. Võib-olla tuleb see on oht, et sellepärast tuleb veel käigu hästi lõigata ühesõnaga. Aga seda näeme siis, kui... Praegu on ta originaal koha peal, praegu ta töötab selles mõttes. Me jätsime esimese hooga sinna, aga võib-olla kui on vaja liigutada. See selgub. Jah, sellega ongi nii, et kui küsib, mis maksab, vaata. Ei tea, kas seda on vaja liigutada või ole, aga... See alles selgub, mis maksab. Vaat. Ja lahe. Mis veel peaks ütlema, nii. Et inimesed teaksid, et meil saab juppe ka osta. Webshop. Meil on webshop, tuletame vahepeal lihtsalt meelde. Küll Instasse ka postitame, aga mingi tšekiga. Kui ei leia, mida tahate, siis küsige. Ja juhtmehuvilistele elektroonikatarvikuid ja andureid on ka kõike üldjuhul in-stock. Kõike, mida me kasutame ise palju, on in-stock. No tuus. Reklaam sai läbi. No nii. Meil on siin Volvo. Volvo 240.
mis käis Dünos ja käis. ja mis on peaaegu et valmis või? No jah, suures pildis ja. Suurem tuun on tehtud nii-öelda, käisime pingis, oli paar päeva pingis. Jannoga seal möllasime, katsetasime igast asju, nukaasendeid, värke, et mängisime temaga ühesõnaga, vaatasime, mida ta saada tahab ja suures pildis jah, tuun on põhimõtteliselt tehtud. Nüüd natukene veel timmiksin mingeid külmkäivitusi ja niisama mingit sükest nii-öelda tavatarbimise tuuni, vaata. Viimistleks natukene ühesõnaga. Aga seadistamisega ma tahaksin siin natukene korraks peatuda sellele, et nii, peatume. Kaua läheb seadistamisega aega? Sõltub autost, sõltub väga konkreetselt meie autost nagu, et ise arvasime ka, olles omajagu aastaid laadseid Volvo mootoreid tuuninud ja teinud Jannaga koos palju, siis mõtlesime ka, et paneme puusalt ära, et mis see siis ära ei ole nagu, aga natukene teine kombo jälle, iga kord on natuke erinev kombo, siin on teistmoodi väljalase, kui minu autodel näiteks varem on olnud või autodel, mis me oleme varem teinud. Natuke teistmoodi plokigaas ja ei olnud kohe puusalt, vaata jälle. Ja ikka ongi, ma nägin, mitu korda keerasime nukkvõlli ja katsetasime seal sobivaid nii-öelda asendeid ja et vastavalt siis, kui palju me tahame selle autoga pööret teha ja kuidas ta ärkama peaks. Ja et see auto oli lõpuks ikkagi Dünos kokku mingi ligi 8 tundi äkki või 2 päeva jooksul siis. Et osakoormused ja... Jah, et see tippvõimsuse tegemine on nii-öelda üks asi, et sa teed selle põhipoweri ära, aga et ta sul, eriti veel, kui on niisugune auto, kus on võrdlemisi kange nukkvõllu, vaata. Sul mingi mapinäite asjad ei ole tegelikult enam nii stabiilsed ja nii head, et osakoormuste viimistlemine võtabki rohkem aega, vaata. Mis osakoormus tähendab? Noh, poole gaasiga, veerand gaasiga kiirendad, seal auto hakkab sul ikkagi boostima, auto hakkab boostima sul poole gaasiga ka. Mõni niisugune auto hakkab ikkagi poole gaasiga juba reipalt kiirendama. Maanteel eriti, nii kui pedaali puudud siis. Jah, boost hakkab ikkagi kasvama ja et kõik niisugused asjad tuleb ikkagi ära viimistleda, et ei oleks seal mingisuguseid alasid, kus kütusesegu on veider või lahja või mis iganes või liiga rikas ja pluss nüüd on veel tegelikult siis Janno vaatab veel külmkäivitust ja asju ka just. Siin natukene veel koha peal viimistleme igasuguseid käivitusi, võib-olla sätime natukene veel mingisugust nii-öelda gaasipedaali tundlikkust ja... Mis veel on tegelikult need osakoormuse teemad on gaasirikastus? Just. Tegelikult võtab päris kaua aega, et see nagu heaks saada. Ja see sõltub veel ajust ka, mõne ajuga see ongi tunduvalt kehvem ja teda on väga raske mõne kehvema ajuga saada päriselt heaks, kui sa oskad tahta. See hetk, kui sa lähed järsku gaasile nagu, et ta ei mõtleks, vaid kohe läheks nagu. Ei kokutaks või tõmbaks sul nagu korra hinge kinni või ta võib seal igast erinevaid asju teha. Võib-olla kohe ei pruugigi nagu aru saada sellest, aga kui ta on hea, siis ta on tegelikult hea. Jah, just. Nagu tehase autod, et nii kui sa gaasil lähed, on kohe. Ei teki seal mingit nõksu sisse, kus ta korra mõtleb või mis iganes. Ühesõnaga hea tuunimine konkreetselt kombost sõltub väga palju ja aga siin tehnilisi probleeme otsust väga ei olnud, et selles osas läks hästi, et... Jaa, selles suhtes midagi remontima ei pea ja et siis nagu selle võrra läheb ikkagi kiiremini, et ikka vahepeal nii-öelda nägin, see nukkvõlli keeramine oli, küünlaid loeme vahepeal peale mingeid tõmbeid ja et niisugused asjad võtavad lisaaega igal juhul, vaata. Et kuna meil ei ole siin nii-öelda väljalaske poolel ei ole EGT andureid, siis tahaks olla kindel, et silindrid on enam-vähem võrdsed ja... Mis põlemiskambis toimub? Jah, just. Et küünalt lugedes sa saad ikkagi suhteliselt palju informatsiooni sealt, kui sa oskad lugeda seda, et see lõpuks ikka lisaaeg. Auto peab natuke jahtuma, et saaks üldse sinna kättpidi sinna kollektori vahele minna ja... Aga muidu tundub, et see ei mõnus, jah? Ei, muidu on mõnus, jah, muidu on kindlasti mõnus, et ei ole nüüd tänava peal veel proovitiiru teinud, et just jõudsime Dünost tagasi ja... Pingis tegi siis 300 kilovatti nõks peale ja 500 newtonit siis mootorist. Et niisuguse vana tänava auto kohta, ma arvan, väga asjalik tulemus. Et lõppkokkuvõttes siin on kindlasti laual veel, et siin ei olnudki sihti hakata nii-öelda piire kompama, vaata. Teeme mõnusa kombo,
sõidab see aasta, talvel nii-öelda mingisugused tulevad mingisugused modifikatsioonid, et see auto üldse kannataks rohkemat jõudu ja siis vaatame uuel hooajal, kas teeme siit midagi juurde veel või ei tee. Volvo 200 seeria üldse tegelikult see täna sild on niisugune, mis... Ta on väike sild lõppkokkuvõttes, ta ei kesta üleliia palju jõudu, eriti kui sul on suur ratas ja refi on ka veits. Ja hobujõudu ka muidugi. Et vaatame, viimistleme ära ja tõmbame otsad kokku sellega ja... Saab klient nautima minna. Täpselt. Davai. Davai.